Tere! Tervitan sind autokirurgia kliiniku töötoast ja nüüd on siis selle suurepärase ajaloolise Mercedese mootori videosaaga teine osa. Ma arvan, et neid võiks kokku tulla 4, aga seda siis võtame jooksvalt. Praeguseks on siis kogu see suurepärane tükk ajalugu, inseneriteadust ja mustkunsti lahti võetud praktiliselt viimse detailini. Mitte midagi ei ole veel puhastatud, tehtud, asjad on lihtsalt sorteeritud, mis läheb liivapritsi, mis läheb aquaplasti, sealt siis kas värvimisse, pulbrisse, tsinkimisse ja nii edasi, sest eesmärk on taastada see mootor ikkagi sellisele uueväärsele seisule ja peab see mootor veel vähemalt siis pool oma tänast eluiga juurde suutma veel kerida, sest et sellest masinast enam ei saa tarbesõidukit, vaid see läheb juba sellisesse, ütleme, kollektsiooni ja siis ilusa ilma pühapäeva autoks, mis tõenäoliselt liigub siis juba käest kätte pärandamise siis teel. Et sellist aktiivset sõitu see enam ei näe, aga sellegipoolest tuleb teha siin väga eeskujulik töö, sest et varuosade saadavus juba täna on pehmelt öeldes keeruline, kõik on veel saada, aga mõningate detailide hinnad on juba astronoomilised ning saadavus on juba ainult läbi tehase ja võtab see omajagu aega otse loomulikult. Aga mis me siis praeguseks oleme näinud, mis siin sees siis õigupoolest toimub ja missugused on siis ka vigastused, mis me oleme siit seest näinud, sest teada oli, et see masin õgis õli lausa astronoomilises koguses. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis oli see äkki ligemale liiter 100 kilomeetri kohta või isegi rohkem. Et Tallinnast Pärnusse sõidul tuli juurde lisada, nii et siis on ikkagi pigem üle liitri 100 kohta. Aga mis meil siin siis on? Meil nagu esimeses videos justkui jäi mulje, et on alumiiniumploki mootor ja kusjuures on, see on tõepoolest alumiiniumplokk. Ja ma olin väga üllatunud, kui me selle ploki siis juba sükseks lahti võetud kujule võtsime, et ka silindrid on alumiiniumist. Ma alguses vaatasin, et plokk paistab olevat alumiiniumist, aga ju siin on rauast ülsid sees, sest et 80-ndatel täis alumiiniumplokk sellises suuruses, sellise võimsusega, et see ei tundunud väga okei. Aga tuleb välja, et Mercedes hoidis ikkagi lippu väga kõrgel, kasutati ikkagi kõiki selliseid trikke ja nõkse, mida tollel ajal vähegi võimalik kasutada oli ja annab tunda siin see, mis asi Mercedes kunagi oli. Ja ma ei häbene öelda, et just nimelt kunagi oli ja kunagi nad olid absoluutsed tipptegijad igasugustes tehnoloogiates. Täna, kuidas nüüd öeldagi, ma ei tahaks midagi pahasti öelda Mercedese kohta, aga seda tehnoloogilist üleolekut enam nii selgelt näha kindlasti ei ole. Pigem on juba see tänane olukord muutunud sükseks natukene pigem isegi samm tagasi suunda, aga see selleks, see on minu subjektiivne arvamus. Aga siin selle mootori peal on näha, et praktiliselt kõik lahendused on tehtud sellel eesmärgil, et see asi kestaks. Kasutegur, efektiivsus ja võimsus on sõnad, mida ei eksisteerinud tolle aja inseneride sõnavaras, sest kasutegur on siin lausa katastroofiline. Aga see on töökindluse suunda kallutatud. Et loomulikult oleks olnud võimalik ka tollel ajal ehk siis 80-ndate lõpus sellisest töömahust välja võtta märgatavalt suuremat võimsust, aga kas see oleks nii kaua kestnud? Et see on selline igavikuline debati küsimus, võimsus ja vastupidavus. Ma usun, et kindlasti see tasakaal on siin vahel olemas, aga see selleks. Lähme selle mootori juurde. Ja tõepoolest täis alumiiniummootor, ka silindri seinad on siis tõepoolest alumiiniumist. Neil on peal siis tänaseks juba üsnagi selline
vihatud silindritöötlustehnoloogia, ehk siis siin on see nikassilli kiht või on see alussill, tegelikult täpselt see sama asi, ehk siis alumiinium, millest on plokk valatud, on siis silindri pinnalt töödeldud vastava tehnoloogiaga, mis teeb selle pinna eriti kulumiskindlaks ja eriti libedaks. See muidugi toob nüüd kaasa ühe probleemi, mille juurde me kohe jõuame, aga seesama silindripind ise sellel mootoril ei olegi kusjuures niivõrd kohutavas seisus, kui oleks arvanud. Et kui sai nagu selgeks, et meil on ikkagi alumiiniummootor ja meil on tohutu õlikulu, siis oligi nagu arvamus, et selge, siin peavad olema silindriseinad otsas. Ei ole, on küll tugevalt kulunud, aga ei ole otsas ja ma kohe näitan seda lähemalt. Ja vot selline näeb välja see silindrisein. Ja ma küll ei julge nüüd päris täpselt öelda, kui hästi see kaamerasse näha jääb, aga üldjoontes võib öelda, et hävinenud see silinder ikkagi ei ole. Jah, siin on kulumist, eriti ütleme siis rõnga piirialadel on tegelikult juba alumiinium sisuliselt välja tulnud, aga suures plaanis tegemist ei ole laibaga, mis on väga-väga üllatav ja jällegi nagu pigem paneb sellist mõtet pähe juurde, et kas ikkagi see alumiiniumsilinder on nii paha asi, kui me tänaseks oleme harjunud sellest mõtlema. Ja siin tuleb ilmselt vaadata üsna mitmele agale korraga otsa. Üks asi ongi see, et see mootor ehitati kestma. See mootor on väga suure kubatuuriga, ta ei ole eriti pöörekas ja kõiksugused tolerantsid ja asjad ja just seesama kasuteguri ja efektiivsus on siin madal, mis tähendab seda, et siin mootoris ei käi nii agressiivset, väljendame ennast lihtsalt nühkimist kui tänases mootoris, ning tänu sellele see lugu kestabki niivõrd kaua. Sama lugu on ka läbisõitudega, me ei tea selle mootori tegelikku läbisõitu, vähe seda ei ole, aga jällegi 80-ndatel või tänapäeval autode läbisõidud olid väga-väga erinevad. Et meenuta kas või ütleme enda mingisugust esimest autot või näiteks oma vanemate autot, mida sa võid mäletada. See auto seisis ju põhiaja garaažis ja see aeti välja siis, kui seda oli vaja. Ja 560 SL kindlasti ei olnud selline igapäevatarbe auto, nii nagu täna meil kõik masinad ju ainult tuhavad ja läbisõidud ju järjest kasvavad. Ning seda masina loomise ajal igasugustest keskkonnaklassidest ja sellisest teemast ei olnud ju väga juttu. Sama oli ka õliga. Õli läheb siia mootorisse ilma naljata terve ämbri täis ja seda ei loksutatud siin sees 30 000 kilomeetrit järjest. Et igalt poolt tulevad sellised nagu agakohad. Aga mis on selle silindriseina juures nüüd see paha uudis on see, et ta ei ole nii kulunud, et võiks öelda, et ta on tüma ja kõik sellega rohkem juttu pole. Ei, tegelikult see veel sõidaks. Aga kuna me läheme ikkagi sellele teele, et me teeme sellest mootorist, ütleme siis ikkagi uueväärse mootori, siis me minimaalselt peaksime välja vahetama kolvirõngad. Seda me teha ei saa, sellepärast, et kui me paneme siia uued kolvirõngad, siis see uus rõngas on terav, ta on tihe, tal on mõõt natukene suurem kui meil vanadel rõngastel, seda lihtsalt kulumise arvelt ja ta hävitaks selle järgi jäänud kihi sisuliselt hetkega maha. Ehk et siis läheb see mootor ikkagi puurimisele ja hülsimisele. Mis nüüd puudutab seda sama kolbi, siis see on lihtsalt astronoomiline tükk kolbi. See on lihtsalt sihukene jurakas asja ja nagu näha, kulumine on siin peal juba tegelikult täitsa olemas. See ei ole veel katastroof, ta ei ole surnud, see veel sõidaks, aga jällegi seda eluiga, mis ta on juba ära näidanud, rohkem ta ei näita. Et temaga on ikkagi juba, ütleme nii, et see parim enne hakkab juba nagu kätte kukkuma. Või pigem on kukkunud, praegu on lihtsalt see kõlblik kuniaeg. Samamoodi ka see keps on täiesti jõhker, massiivne elukas
Ja mis on selle kolvi juures nagu üsna huvitav moment on see, et ma ei tea, kas seda on võimalik kaameras näha, aga kui sa vaatad, siis kepsusõrm ei asu täpselt tsentris, ta on natukene offsetis ja sellel on, tänaseks on see juba suht popp lahendus, aga omal ajal kasutati seda lahendust väga vähe ja see oli väga kallis lahendus. Selle lahenduse mõte on selles, et natukene optimeerida mootori karakteristikat, natukene optimeerida tema kulumist ja kusjuures ka sõidetavust, see lähebki sinna karakteristika valdkonda. Kui sõrm ära nihutada keskpunktist, see tekitab kepsule natukene mugavama murdenurga sellele hetkele, kui silindri surve on jõudnud maksimumi. Sest keps peab olema teatud asendis, kui ta väntvõlile vajutab, et see jõud kõige nagu magusamalt üle kanda, kõige väiksema kaoga ja et asi oleks efektiivsem. Tõsi küll, ma ei ole selle mootoriga saanud kunagi sõita, aga ütleme nii, et numbrid ja graafikud viitavad küll sellele, et sellega peaks olema väga mugav sõita just madalatel pööretel, sest tal on seda sõna otseses mõttes toorest jõudu. Mis selle kolviga veel tahtsin rääkida? Palun väga. See siin on 3.0 TDI kolb, mis on siis meil 2 turboga diisel, 230 kilovatti ja lihtsalt see võrdlus on, see on selline. Ja huumor on see, et selle kolviga masin omab suuremat lõppvõimsust, suuremat väänet, töötab sarnastel pööretel, isegi vist suudab grammi rohkem ja tarbib umbes 10 liitrit vähem kütust äkki selle kõige juures, et see on see efektiivsus ja areng. Teisest küljest ma siiralt kahtlen, et see kolb suudaks 35 aastat teenistust läbi teha sellisel moel, et see asi veel sõidaks. Mis on kogu selle mootori juures nagu siuke põnev, on kogu tema see konstruktsiooni eripära. Mõtled küll, et vana ja lihtne mootor, aga tühjagi. Jah, ta on vana, aga see on üks kõrgtehnoloogilisemaid mootoreid, mis tollel ajal eksisteeris ja Mercedes insenerid panid siia tõesti kõik sisse, kõik trikid, mis neil varrukast võtta olid ja seda on näha. Ta on veidi robustne, aga samas on kõik hästi tehtud. Näiteks huvitav on vaadata, kuidas on kinnitatud sellele mootorile plokigaas. Et kui me vaatame, kui palju on polte ringi ratast ümber iga silindri, siis seda on tunduvalt rohkem, kui seda näiteks täna kasutatakse. Täna on levinud lahendus 4 polti, nii et 2 jäävad siis ühisteks kogu aeg. Küll aga, mis on siin natukene, ütleme, teatud määral nagu miinuskonstruktsioonis, on see, et need poldid kinnituvad väga-väga niimoodi serva juurest, eriti ütleme need keskmised poldid. Siin on tihendi nii maad nagu väga-väga vähe minna ja mis ei ole nagu väga võib-olla tervitatav, ütleme tänases vaates, on see, kus maalt hakkab keermeosa ja keere hakkab üsnagi ülevalt, mis tekitab olukorra, et kui neid polte üle pingutada, siis võib väga vabalt selle keerme natukene ülesse tõsta ja sealt edasi juba meil siis plokipind natukene tõuseb ning tihend enam tõenäoliselt väga hästi ei pea. Ja on need paar poldi kohta nagu väga-väga siis põlemiskambri piiri juures, nii et siin tuleb olla üsnagi ettevaatlik, mis vaevalt, et keegi tegema hakkaks, aga ütleme, mis teatud mõistes võtab ära sellel mootoril tuuningpotentsiaali. Ma täitsa korra mõtlesin, et mida sellest mootorist teha saaks ja minu arvates oleks kõige ägedam siia panna külge turbo. Kohe seletan, loomulikult keegi ei hakka sellist ajaloomasinat turboga lõhkuma, aga lihtsalt, kui näiteks tõesti tahaks tuunida, siis see turbo oleks suht hea mõte, sest et pöördeid tõsta sellel mootoril ma ei tahaks, sest et siin
see mehhanism on sees nii pagana raske, et seda veel kiiremini loopida, siin hakkavad tekkima igasugused põnevad sündmused. Seda ma arvan, ei oleks vaja. Turboga oleks aga võimalik natukene nagu päästa seda kasutegurit, sest et kõik need õhukanalid ja kollektorid on nii robustse konstruktsiooniga, et nad ei lase sellel mootoril päris nii ideaalselt hingata, kui ta võiks. Et piltlikult, kui panna siia kaasaegne kütuse sissepritse süsteem ja turbolaadimine, ma ei usu, et võimsuse kahekordistamine oleks mingisugunegi probleem. Aga ma pigem ei teeks seda just nende samade Bolti kohtade pärast, et see ilmselt ei lõppeks hästi. Ma ei ole ka ausalt öeldes kursis, kas keegi on neid mootoreid turbotanud, sest et 80-ndatel ei olnud see turbode lisamine just teab mis pop tegevus ja tänaseks ma arvan, keegi enam ei söandaks teha seda. Vaatame korra seda mootorit nüüd ka siis altpoolt. Ventvalli on mul veel sees, enamus kolbe on veel sees, aga see ei muuda selles mõttes pilti. Plokk ise on kusjuures üsnagi sükse lihtsa olemisega, aga on teostatud päris süksel kõrgel tasemel. Mis on siin sükene huvitavalt märkimisväärne, loomulikult Ventvalli tasakaalustuspõsed on pehmelt öeldes massiivsed, aga siin on siiski teatud efektiivsust ka. Näiteks just nimelt otsapõsed on kõige vihasemad. Keskmised põsed on enam-vähem mõistlikus mõõdus. Ja mis on naljakas on see, et näiteks Ventvalli pakud on alumiiniumist. Ja see on sükene so-so. Mõnes mõttes on see õige lahendus, kuna plokk ise on ka alumiiniumist ja siis jääb, detailide omavaheline soojuspaisumiskoefitsient jääb piisavalt võrdne, et mingisuguseid pingeid ja asju siia sisse tulla ei tohiks. Ja alumiinium ei ole maailma kõige jäigem materjal, aga selle peale mõeldi. See pakk on kinni 4 tikkboldiga pealtpoolt ja just tikkboldiga, mis on kõige õigem lahendus, sest niimoodi ei ole ohtu, et me plokist keermed välja sikutame. Ja lisaks on see pakk veel ka siis väljaspoolt fikseeritud, mis annab kogu sellele Ventvalli paigalduskohale nagu jäikust juurde ja seda on hädasti vaja. Mitte võib-olla otseselt selle võimsuse pärast, aga ainuüksi selle Ventvalli tohutu kaalu pärast, et see poiss siin möllama ei läheks, siis on ikka seda tugevusvaru sellele plokile ikka antud oma jagu. Nagu näha, see plokk on ennast korralikult täis oksendanud, aga see on kõik pisiasi. Selle loo me teeme kõik puhtaks ja teeme sellest ühe väga ilusa ja väga, väga kena mootori jälle. Kui me näiteks tuleme vaatame selle mootori siis pealmiseid detaile, missugust rõõmu on meil siin, siis lähme jalutame korra näiteks plokikaane juurde. Plokikaas ise ei ole midagi nagu väga-väga kõrgtehnoloogilist, aga siin on ka mõned sellised huvitavad agad, mida tänaste mootorite juures enam üldiselt ei näe. Näiteks on üsnagi tähelepanuväärne see, et klapivedrud on meil topelt. Ei tea, kas seda on võimalik ära märgata praegu, aga igatahes on siin suur välimine vedru ja selle sees on veel väikene vedru. See jällegi on teatud mõistes kasuteguri seisukohast nagu halb uudis, küll aga klapimehhanism tänu sellele on vaatajaid igavene, sest et missuguse pluss või positiivse efekti annab see mega jäik klapivedru on see, et klapp sulgub meil alati kolksuga kinni ja mitte mingisugust klapi, kuidas nüüd siis öeldagi, tolgendamist, jah, hästi korrektne sõna, mitte mingisugust sellist nagu vaba mängumaad seal olla ei saa. See on eriti probleem pöörekatel mootoritel, kus on nõrgad klapivedrud. Seal võib tekkida selline efekt, kus nukkvõll on juba nokkuri pealt ära jalutanud, aga klapp alles tõuseb, sest vedru ei ole piisavalt kõva, et klapp tõsta üles sama kiirusega, kui kerkib nokkur.
ja see tekitab väga-väga palju probleeme. Muuhulgas ka klapipesad ülemäärase kulumise, sest klapp ei sulgu hermeetiliselt ning heitegaasidel on võimalus sealt läbi liikuda ja sellega nad tekitavad liigse kulumise sinna, nad lihtsalt põletavad selle klapi läbi. Siin aga sellist probleemi ei teki. Alustuseks ei ole mootor niivõrd pöörekas ning teiseks selline tugev topeltvedru lahendus ei luba kiisel klapil nagu rippu jääda. Ta on alati maksimaalse efektiivsusega suletud. Küll aga miinuspoole pealt varastab see mootoril kõvasti efektiivsust. Ja just selles plaanis, et nende vedrude vajutamiseks kulub vägagi arvestatav jõud ja neid vedrusid on siin omajagu. Neid on täpselt 2 tükki iga klapi kohta, kuigi klappe on mootoris vaid 16, siis vedrusid on meil 32. Et see on jällegi nagu probleem teistpidi. Selle momendi kompenseerimiseks otse loomulikult kasutatakse aga sellist mootoriketti, mis täna ei ole enam isegi mitte, kaevan ta siit välja. Nii. See siin on mootorikett ja see on kett ikka suure tähega. Ta ei ole nagu ülemäära pikk. See on tema kogu suurus. Tema kaal ja isegi kui me vaatame, ütleme niimoodi teda hoiame, siis ka see läbipaine ei ole tegelikult veel mitte midagi. See kett on tänase päevani tegelikult täiesti kõlblik veel kasutada ja siin on korralik lülikett, mis on siis veel topelt laiusega. See annab ainult tunnistust sellest, et missugune oli motivatsioon selle mootori ehitamisel ja see oli maksimaalne eluiga. Mitte mingisugust teist eesmärki ega soovi siin ei olnud. See loodi kestma ja tõele au andes täpselt nii ongi ju olnud. On siin veel terve rida selliseid kummalisi elemente, mis võib-olla täna ei ole kohe mitte kuidagi enam nagu mõeldavad. Näiteks esimene rihmaseib. Sellega siis veetakse agregaat ringi ja see on pehmelt öeldes kaalukas element ja ta kusjuures peabki selline olema, sest et seesama mega jäme metallkonstruktsioon toimibki kui hooratas. Ta nimelt aitab siis balansseerida mootori vibratsioone. Tänaseks on olemas igasugused aktiivsed tehnoloogiad. Tollel ajal kasutati lihtsalt paksu rauda ja see on jällegi kasuteguri koha pealt paha uudis, aga eluea koha pealt üldsegi mitte. Kui anda mootorile, kui pöörlevale mehhanismile anda kaalu ja inertsi juurde, siis jah, me varastame talt kasutegurit, ehk siis me tõstame nagu kütusekulu, sest et väga palju energiat kulutatakse lihtsalt selleks, et asi saaks ringi käia. Aga teisest küljest teeb see kõik selle mootori töö palju sujuvamaks, palju rahulikumaks ja see mootor annab tõesti väga meeldivat karakteristikat, ta ei vaja väga suuri pöördeid, teda on sisuliselt võimatu välja suretada kohaltvõtul ja nii edasi. Kõik on tasakaalus, et ühest küljest jah, see nagu varastab, aga teistpidi ongi jälle see nagu eluea pant. Täitsa huvitav on tegelikult palju sellel mootoril kütusekulu olla võis. Ma arvan, et linnas 20 liitriga rahulikult võib-olla isegi tuleb toime, aga pigem ei. Aga jällegi, keda huvitab? Päris ausalt, keda huvitab, sest et 80-ndatel bensiin voolas tegelikult jõgedes, see ei olnud mitte mingi probleem ja teine asi, inimene, kes suutis omale selle auto osta, teda see kohe kindlasti absoluutselt ei morjendanud, palju see kütusekulu oli, sest et me räägime ikkagi oma aja, ütleme, tipptootja tippmudelist, et see on võib-olla võiks võrrelda seda tänase Maybachiga, et kui kellelgi Maybach on, siis ma arvan, et ta isegi ei tea, palju see kütusekulu on. Ainukene asi, mis huvitab, on see, et kas
paagitäis kestab 3 päeva või 4 päeva ja ma arvan, et sellega ka see kütusekulu nagu mõõtmine lõpeb. Mis veel selle plokikaane juures on üsnagi muljetavaldav, on õhukanalite suurus või täpsemalt siis gaasikanalite. Et siin nagu, panen siia, põhimõtteliselt mahub siin 3 näppu korraga sisse juba sisselaske poolele ja sisselaskekanalid on kusjuures üsna puhtad. Väga hästi on näha, kuhu kohta on pihusti kütust valanud, sest täpselt sealt maalt ongi kõik puhas. Enne seda oleme natukene ikkagi nägemas siin nõgi ja see nõgi tuleb siia tänu EGR-ile, mis on siin mootoril täitsa olemas ja ei tea miks. Igatahes on ta siin olemas. Teised vägagi muljetavaldavad elemendid on näiteks klapi ajamist. See toode on ilma naljata hüdrotõukur. Mitte mingisugust mehaanilist reguleeringut, lõpetage ära, see on ikkagi ju härrasmeeste auto. Ja siin käis siis ikkagi hüdrotõukuriga kogu see lahendus ja mis on põnev on see, et see hüdrotõukur läheb siis keermega ilusti oma pessa, nii et mingisugust läbivajumist või ärahüppamist absoluutselt ei saagi olla ning siin on näha ka siis täpselt siin kohas on õlikanal, kust kaudu siis õli läheb siia tõukuri sisse ning hoiab siis rõhuga seda asja töös. Jah, tema otsa siis istub selline ilus vahva nookur, mis on ka nagu omajagu kulunud, aga jällegi vanust arvestades tegelikult üsnagi viisakas seisus. Ja selliseid elemente on selle mootori peal nagu kohutavalt palju, mis ühtepidi paneb nagu kuklast kinni hoidma, et come on mehed, aga teistpidi come on mehed, et tegelikult on ju neil õigus. See asi kestab. Ja nii palju on olnud nagu siin neid momente, mida ma ei jõuagi ilmselt kõiki ette lugeda, kus sa lihtsalt näed ja imestad seda, et mismoodi tehti. Ja võib ainult nagu ette kujutada ja fantaseerida, mida oleks võimalik täna ehitada, kui inseneridele anda sõna otseses mõttes vabad käed ja raamatupidajad puhkusele saata. Oleks küll vist ilmselt majanduslik katastroof autotootjale, aga põnev on mõelda. Võib-olla ainukene selline nagu vihje, mis on täna võimalik, on äkki vormel 1 kategooria. Sest seal me võime nagu eeldada, et rahalisi piire põhimõtteliselt ei ole ja seal on eesmärk ainult efektiivsus, vastupidavus, võimsus. Ja tõepoolest, et kui ütleme siin 10-15 aastat tagasi vormel 1 mootorid olid loodud 1 sõiduks ja andsid välja seal võib-olla 800-900 hobujõudu, siis täna on läinud mootorid 2 korda väiksemaks, saanud turbolaadimise, annavad välja ka seal 800 ja enam hobujõudu, aga kestavad terve hooaja. Nii et võimsus ja vastupidavus ei ole teineteist välistavad tegurid, aga ma ei taha teada, mis raha eest see on saavutatud. Mis saab selle mootoriga nüüd edasi, on see, et me tõstame siit selle Ventwelli välja ja ilmselt tulebki teha nii, nagu ma ütlesin, et me tõstame, sest et see kaalub tõenäoliselt umbes pool maakera ja ei tahaks seda võimalust, et see kuidagi libiseb käest või kukub, et võtame selle hästi ilusti välja, pakime ära. Silindri seinad on mõõdetud ja nagu ka siis silindri kaitsepinnalt on näha, et ta on ikkagi suht koht elus, nii et ka silindri geomeetria on veel täiesti ümmargune. See on ainult paar sajandikku, kui palju see asi on siin siis läinud ellipsisse. Aga see ei ole tegelikult teema. See läheb niikuinii kõik taastamisse. Ventwell, nii palju kui tema liukpindu on praegu siit näha, on ka üsnagi eeskujulikus seisus. Me küll igaks juhuks laseme selle Ventwelli poleerida, lähevad siia uued liugelaagrid ja läheb pidu jälle edasi. Siis kui hakkavad need tükid siit mootori küljest juba
võtma omale ilusat ja uut välimust, siis teen neist jooksvalt pilte, postitan üles. Ma väga tahan, ma olen praegu siin nii-öelda läbirääkimistega poole peal, ma tahaks kaasa võtta teid ja oma kaameratehnikat siis sinna mootoriremondi tehasesse, kus toimub päriselt see puurimine ja hülsimine, aga seda ma praegu lubadusena välja ei ütle, et ma sinna teid kaasa võtta saan. Siin aga praeguseks tuleb veel teha mõningad lahtivõtmised, natukene veel, ja siis hakkab see kõige tüütum osa, hakkab kõikide asjade puhastamine. Ja seda on siin oi, kui palju vaja teha, absoluutselt kõik detailid on vaja puhastada. Pooled neist lähevad värvimisse, pooled neist lähevad lihtsalt poleerimisse, et alumiiniumi pealt see suurepärane ussikiht kätte saada ja see aastate jooksul siia sisse imbunud õlikiht. Eesmärk on teha sellest mootorist nii tehniliselt kui visuaalselt täiesti uus asi. Seniks kuniks aga meie jätkame tööd. Sulle, mu salapärane vaataja, suur aitäh, et leidsid aega selle läbi vaadata ja kui midagi põnevat selle mootoriga edasi toimub, siis kindlasti teeme sellest väikse klipi ja anname siis sulle ka võimaluse seda vaadata. Praeguseks aga aitäh sulle ja näeme peagi.